Selles videos me räägime sellest, milleks üldse ettevõtlusega alustada. Ja liigume teema juurde. Nüüd, väga paljudel inimestel on unistus või soov saavutada vabadus või sõltumatus. Eriti kui nad on väga pikalt aega olnud palgatööl ja võib-olla on neil olnud ülemus, keda nad on pidanud kiuslikuks või lolliks või nõmedaks. Ja siis on lõpuks, et saaks tast vabaks, saaks tast sõltumatuks. Ja need on need lood, mida mulle on räägitud põhjustena, miks ettevõtlusena alustada. Ja miks ma nii ütlen, on seda sellepärast, et ma ise niisugust pikaajalist ja reaalset palgatööd pole oma elus kunagi teinud. Olen kogu aeg ettevõtja olnud. Nii et niisuguse palgatööst ettevõtjaks liikumisel ma olen veidikene ka teoreetik. Aga õnneks on mu ümber inimesi, kes on olnud palgatööl ja on hakanud ettevõtjaks, nii et nende kogemust ma saan nagu jagada. Aga okei, tahad saada vabadust, sõltumatust, mis siis on reaalsus, kui sa ettevõtjaks hakkad? Ja tihti on see kohustus. Ja kohustus siis mitte enam oma ülemusele hea meelt valmistada, vaid oma klientidele. Ja neid kliente loodetavasti on sul siis rohkem kui üks või saab olema rohkem kui üks. Ja sa pead nagu tegema nende jaoks siis neid asju siis, kui nemad tahavad ja siis sa saad küsida selle eest tasu. Nüüd meil on eraldi video selle kohta, et kuidas viisakalt ei öelda, et head suhted säiliksid, et vaata kindlasti seda videot ka. Ehk et oma ettevõtlusvabaduse suurendamiseks on sul vaja ka õppida klientidele ei ütlema. Järgmine põhjus, miks ettevõtjaks tahetakse saada, on soov saada rikkaks või siis jõukaks. Ja mis nende sõnade erinevus on? Et rikkust mõõdetakse rahas ja jõukust mõõdetakse ajas. Ja täna mina saan öelda, et ma olen jõukas, aga ma ei ole rikas. Ehk siis jõukus, vähemalt Robert Kiyosaki on üks mõeskujudest ja tema definitsiooni järgi tähendab seda, et see on vastus küsimusele, et kui kaua sa saad sama elustiiliga jätkates elada, ilma et sa teed aktiivset tööd. Ja minu puhul 2015 mais jõudis see olukord nii kaugele, et ma saan vastata, et see aeg on lõpmatus. Ehk siis teise definitsiooni järgi ma võin öelda, et ma olen odavatest väljas. Aga siin on oluline aru saada sellest poolest, et see kehtib täpselt nii kaua, kuni ma olen valmis jätkama elamist sellise tagasihoidliku elustiiliga, nagu ma siiani elanud on. Niipea, kui ma tahaksin minna mõnele reisile või osta midagi suuremat, siis ma enam ei kvalifitseeruks selleks jõukaks. Aga rikkust mõõdetakse siis rahas ja kui rikas on rikas, eks ju. Et erinevad definitsioone on, aga niisugused rahvusvahelisi definitsioone ma saan aru, et see on ikkagi inimene, kelle vara hulka me võime mõõta miljonites ehk siis miljon eurot või rohkem või isegi viimasel ajal ma rohkem kuulnud, et 5 miljonit eurot ja rohkem ning kellele iga aasta lisandub siis samamoodi sadades tuhandetes või siis miljon ja enam juurde, et seda inimest võiks siis nimetada rikkaks. Ja ettevõtlus on nagu kõige kiirem tee sinna jõudmisele. Aga ma panin 2 sõna veel siia, on teenima ja looma ja mis nendes nagu vahet on. Et kui keegi on palgatöötaja, siis ta teenib raha, ehk ta teab siis täpselt kuu alguses või seda, kui palju ta siis selle kuu eest teenib, ehk ta on allkirjastanud töölepingu ja tal on see tasu selge. Jah, ta saab selle kätte nagu hilinemisega, eks ju järgneval kuul, eelmise kuu eest või siis kuu lõpus kuu eest, aga ta teab täpselt, kui palju ta teenib sellega. Ja kui me liigume ettevõtja poole peale, siis ettevõtjana ma ei tea kunagi. Ma ei tea kunagi, kui palju ma selle kuu jooksul raha juurde loon. Ja see looma sõna ongi niisugune ettevõtja sõna, et mida kiiremini sa saad raha teenimisest liikuda edasi raha loomise juurde, seda lihtsamaks kogu raha juurde tulek tekib, seda lihtsamaks läheb sinna rikkuse jõukuse poole liikumine. Ja paljuski on see niisugune sõna erinevus lihtsalt, aga see on ka mõtteviisi erinevus. Et kui mina mõtlen millegi tegemise peale, siis ma mõtlen, kuidas ma saan midagi luua, kuidas ma saan midagi anda, kuidas ma saan luua väärtust teistele inimestele, mille vastu nad on valmis siis omakorda maksma midagi või tasuma midagi, et meil toimuks aus vahetus.
üks põhjus veel ettevõtjaks hakkamiseks on see, et ettevõtjad maksavad palju vähem makse. Ja siinsamas koolituses sa leiad mõned videod maksude teemal ja meil on olemas täiesti eraldi siseringi maksukoolitus ettevõtjatele ja investoritele, kus me räägime nagu maksudest palju rohkem ja kõikidest nendest variantidest, kuidas siis nagu vähem makse maksta ja seda seaduslikult ja eetiliselt. Et paljud inimesed arvavad ja kui sina oled ka siiamaani olnud ainult palgatöötaja, siis tõenäoliselt sa arvad, et on olemas ühed maksureeglid. Aga kui sa tegelikult loed nagu maksuseaduseid, siis sa näed, et on olemas 2 komplekti maksureeglid. Ühed on need, mis on mõeldud füüsilisele isikule ehk siis palgatöötajale ja teised on need reeglid, mis on mõeldud juriidilise isikule ja juriidilise isiku omanikule. Ja need on ehk siis ettevõtjale ja need on hoopis teised reeglid ja seal on palju vähem makse. Et mitmed maksud nagu juriidilise isiku omanik ei puudutagi. Ja see loob meeletu vahe. Nii et üks põhjus, miks ettevõtjaks hakata, on kindlasti see, et see vähendab sinu maksukoormust oluliselt. Veel üks põhjus, miks ettevõtjaks hakata ja ütleme eeldus ka, on see, et sa soovid lahendada probleeme. Ja mida see tähendab probleemi lahendamine? See tähendab seda, et tegelikult ju iga ettevõtja lahendab mingit probleemi. Ja kui selleks on mõne teenuse osutamine, näiteks ma ei tea, raamatupidamisteenus, konsultatsiooniteenus, siis see on nagu selge, et oli probleem, lahendas ära, eks ju. Aga samamoodi on näiteks, kui me mõtleme, et kellelgi on pood, siis tema lahendab seda probleemi, et ta korjab asjad erinevates kohtades kokku ja pakub neid müügiks ühes kohas siis inimesele, et inimesed tuleb ühte kohta ja osta need asjad. Kõik jaekauplused tegelevad sellega, kui suured ostuketid, keda me teame, tegelevad selle probleemi lahendamisega ja mõtlevad, kuidas lahendada seda kõige soodsamalt, kõige kiiremini, kuidas saada värsked asjad inimeste ja nii edasi. Ehk et kui sina tahad ka ettevõtjaks saada, siis sul peaks olema soov lahendada mingit probleemi. Ja selle probleemi sa saad loomulikult ise valida ja peaksidki ise valima. See peab olema midagi sellist, mis sulle korda läheb või vähemalt sa oled valmis sellele pühendama päris palju aega ja sa oled valmis pühenduma sellele probleemi lahendamisele ka siis, kui see esimese korraga ei õnnestu. Näiteks, kui me räägime sellest samast videokoolitusest või videokoolitustest üleüldiselt, siis esimesed katsetused ma tegin video kaudu koolitamise osas 2010 aastal ja see ebaõnnestus täielikult. Ja nüüd on aasta 2015, kui me uuesti alustasime aktiivselt nende videokoolitustega ja ma vaatasin, et vahepeal 2013 ma olen proovinud veel videokoolitusi teha ja nii edasi. Ja nüüd võib-olla need õnnestuvad, aga võib-olla ei õnnestu, aga ma olen valmis seda tegema veel ja veel kord ja proovima erinevate nurkade alt. Ja aeg läheb edasi, vahest on see, et ka välised tegurid aitavad lõpuks kaasa, nagu praegu on see, et videotehnika on lihtsamini kättesaadav. Ma tunnen rohkem inimesi, kes mind selles osas aitavad. On terve meeskond või terve hulk inimesi, kes lõuvad kaasa, et see koolitus üldse valmis saaks. Ja ütleb ausalt, mul on ka rohkem finantsvahendeid, et nendele inimestele maksta selle tegevuse eest. Ja kõik need asjad mul 2010 ei olnud, eks ja siis oli tagasihoidlik kaamera, oli mingisugune tagasihoidlik arvuti, midagi proovisime kokku lõigata, midagi teha ja isegi mingit hulk videosid sai valmis, aga nagu lõplikku ja kogu seda asja üldse kokku ei saanud. Ja teine asi, mis ma paralleelselt olen teinud, kuna mul on soov olnud ikkagi õpetada ja missioon on hoidnud ka seda tegevust üleval on see ja missiooniks on tõsta eestlaste majanduslikku heaolu, siis ma olen ennast edasi harinud, õppinud paremini esinema, õppinud esinema nii siis ruumis inimestele kui ka nüüd õppinud esinema videodes ja need on täiesti erinevad teemad ja kindlasti saab seda palju paremini veel teha. Aga mul on soov lahendada seda probleemi, mul on soov tõsta eestlaste majanduslikku heaolu, pakkuda neile baasfinantskirja oskust, motiveerida neid saama ettevõtjateks ja mul on nii hea meel näha, kui inimesed seda teevad ja annavad ka tagasisidet, et nende elus on seetõttu asjad paremaks muutunud. Aga sinul on vaja samamoodi leida see soov üles. Ei ole mõtet hakata nagu tegema mingid asjad, siit saab palju pappi ja kähku. No mille jaoks? Sellepärast, et sul kaob see motivatsioon ära või kui sealt tuleb mingid tagasilöögid, siis sul on nagu pettumus või kui sa kaotad oma raha või oma aega, siis sa lihtsalt annad alla. Ja see on nagu üks suuremaid takistusi tegelikult edukaks ettevõtjaks olemisel.
ja ettevõtjaks saamisel ka, et kui sa annad alla, näiteks ütled, et ma ei viitsi neid videosid vaadata, mis siin koolituses on, ma ei hakkagi üldse ettevõtet registreerima, siis see on allaandmine. Et kõik asjad võtavad aega ja võta endale see aeg. Nüüd probleemide lahendamisega on üks reegel ja ma panin selle reegli siia suurelt kirja ka. Ehk mida suurem probleem, seda suurem tasu. Ja mida ma sellega mõtlen on see, et kui sa lahendad väikeseid probleeme ja vähestele inimestele, näiteks ma ei tea, võtame raamatupidamine on üks näide, mida ma ise nagu läbi teinud ja sellest nagu õppinud üht-teist ja ütleme, et ma hakkan raamatupidamisteenust tegema ja ma aitan hästi väikeseid alustavaid ettevõtjaid selle raamatupidamisteenusega. Väga tänuväärt töö loomulikult, aga probleem on selles, et väikesel ettevõttel on vaja rohkem aega ja nõu ja sinu kui väikese ettevõtte jaoks on hea, kui sa leiad raamatupidaja, kes on valmis võtma selle aja, et anda sulle seda nõud ja sind toetada. Aga selle raamatupidaja jaoks, tema kui ettevõtja jaoks, see on probleem, sellepärast, et ta lahendab sinu väikest probleemi ja ta saab sinu käest väikese tasu. Ja siis see tähendab seda, et ta müüb oma aega ja müüb oma aega, aga lõpuks ikkagi võib-olla väga kaugele ei jõua. Ja see võib olla ka mingi muu teenusega, kui sa mõtled selle peale või mingisuguse tootega, et kui sa hakkad mingit väga niši asja tegema ja võib-olla veel ei tea hinnastamisest eriti palju, ehk müüd seda ka suhteliselt odavalt, siis selle asja lõpptulemus võib olla see, et sa lihtsalt kulutad oma aega ja energiat, aga see tasu jääb ikkagi niimoodi, et elan ära, võib-olla natuke paremini kui mu naaber, aga mitte midagi erilist. Ehk kui sa lahendad suuremaid probleeme ja mida mina püüan nüüd selle videokoolitustega lahendada, on see, et ma jõuan rohkemate inimesteni ja ma jõuan soodsamalt nende inimesteni. Ehk et osalustasu võrreldes siis live-seminaridega või nende seminaridega, kus ruumi kokku tullakse, on madalam sinu jaoks. Ja seetõttu ma lahendan suuremat probleemi ja kokkuvõttes loodetavasti saan ka suurema tasu. Aga seda näitab jälle aeg, et siin on jälle see ettevõtlusrisk ja ettevõtlus valmiduskogemus, see soov, eks ju, on mul olemas, ja valmidus investeerida raha ja aega, mida ma siis ka praegu teen ja tulemus siis on näha hiljem. Aga igastahes, kui sa mõtled millegi peale, mis ettevõtlust alustada, siis mõtle, mis on kõige suurem probleem, mida sa tead ja mida sa tahaksid lahendada ja millele sa tahaksid oma järgnevad, ma ei tea, 5 aastat pühendada või kogu elu pühendada. Aga nagu ma ütlesin, et mingi hetk võib tulla see punkt, kus su ettevõte on kasvanud ja sa tahad seda müüa ja siis loomulikult sa võid seda müüa. Aga valmisolek probleemi lahendada pikaajaliselt peaks olema ja ma arvan, et see on edu, et saada eeldus, et saada edukaks ettevõtjaks. Ja ma soovin sulle suuri probleeme, mida lahendada, mille eest küsida ka suurt tasu ning edu ettevõtjaks saamisel ja olemisel.